Tere hea kuulaja ja tere Reelika ka. Tere Ivar ja tere hea kuulaja ja vaataja minu poolt ka. 176 episood, see kõlab väga uskumatu, 176 korda me oleme seda kõike siin teinud ja 5. hooaja lõpu episood. See on peaaegu juba siis pool aastat põhimõtteliselt, et kui võtta jutti. Ajaliselt on ju. Jah. Tundidesse panna. Ja, päevadesse. Ühesõnaga, palju on, jah, ühesõnaga. Läks veits puusse. Nüüd on 176 episood ja tõesti 5. hooaeg on kuidagi otsa saamas, et see episood läheb nüüd enne 2026. aasta jaanipäeva eetrisse ja tuleme siis jälle sügise eel tagasi, nagu meil kombeks on saanud. Vähemalt mina küll plaanin tagasi tulla, ma ei tea, Reelika tuleb ka. Mul on see ruum on siin avatud. Jah, ja aina rohkem on neid, kes kommenteerivad, et nad meid järjepidevalt kuulavad ja just oli jälle ühe kliendiga kohtumine, kes ütles, et kuulab meid hoolega, nii et tore, et me leiame oma teega inimeste kõrvadesse. Aga ma ei tea, seekord ei tee vist seda 5. hooaega niimoodi, et võtame nüüd, ma ei tea, hooaja episoodid ette ja vaatame, millest me oleme rääkinud ja kuigi ma lihtsalt huvi pärast tahaks vaadata, mis meil oli selle hooaja esimene osa oli. Esimeses osas me rääkisime unikaalsusest, igaühe unikaalsusest ja hiljem siis hirmudest ja võimust ja kõigest, nii et aga minu ettepanek oli võtta täna ette selline asi nagu Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2026 ja üldsegi mitte niimoodi, et hakkame seda uuringut kuivalt siin akadeemiliselt läbi arutama, vaid vaatame seda meie enda perspektiivist lähtuvalt. Reelika võttis sellest kinni. Nii et nüüd me arutame seda. Absoluutselt. Esiteks me tahtsime aru saada, kus kohas see uuring tuli ja mille jaoks see tehti. Ja ma olen, kui sellest on juba päris mitmes kord, ma olen neid eelne ka näinud kunagi vist Pärnu konverentsid, niisugune ettevõte oli, korraldas seda ja nüüd on siis Tartu Ülikool juba viimased korrad, vist paari aasta tagant tehakse seda ja see, ma saan aru, riigihanke kaudu kuidagi luuakse seda, aga ma sinna detaili ei lähe uuesti, ma enam ei mäleta, aga värskelt tuli välja, tundus kuidagi loogiline hooaega lõpetada sellega, et mida siis nagu uuringud ütlevad Eesti juhtimisvaldkonna kohta, et me siin üritame enda panust anda, aga proovime siis kokku põimida selle akadeemilise uuringu ja meie lähenemise. Sa viskasid ka pilgu peale, mis sa märkasid sealt? No ütleme niimoodi, et ikka palju uuringut ja palju lugemist, nagu sa isegi tunnistasid, aga jah, huvitav nagu alati vaadata seda, et kes on selle uuringu tellinud ja mis on see kavatsus seal taga. Et loomulikult on seal palju häid mõtteid ja palju häid nagu nii-öelda selliseid suundasid välja toodud, mis kindlasti toetavad üldist sellist teadlikkust, on ju. Küll aga nagu mind täna võib-olla kõnetab hästi selline sõna nagu street-made juht versus siis nii-öelda akadeemiliselt koolitatud juht, mis võib-olla see uuringu mõte on ka olla ikkagi natukene sellele viidata, et see selline õpitud juhil on kergem kohaneda. Ma ei ole tõdes nagu väga nii kindel, vähemalt enda praktikas läbi aegade. Et kuidas sina seda peale vaatad? Kus see selles uuringus 132 lehekülge kraami ja ma saan aru, et üle 400 juhi on küsitluses osalenud ja erinevad fookusgruppide intervjuud ja sihtuuringud olnud, nii et selles mõttes on väga põhjalik töö tehtud ja Tartu Ülikooli eestvedamisel, et sealt tuli väga huvitavalt välja, kui me selle teemast nüüd kinni võtame, et selline akadeemiline juhtimisõppe, justkui nagu sellest uuringus hästi palju nagu ridade vahelt või ka otse on nagu reklaami minu meelest akadeemilistele mikrokraadidele ja sellele, et juhid peaks ülikoolis õppima ja ülikoolide juurde nagu minema pikemaajalistesse programmidesse ja justkui, et see on nagu selline adekvaatne juhtimise õppimine. Ja teiselt poolt väga ilusti tuli sealt ka välja seda, et see ei ole see, millest nagu piisab ja et need programmid ei suuda nii kiiresti nagu paindlikult kohaneda ümber nagu töökeskkond ja igapäevane elu nagu vajab. Et selline, mis minu arust oli selle uuringu üks põhilisi järeldusi,
et Eesti juhid valdavad keskmises ja suures ettevõttes, seal oli ka eraldatud väiksemad ja suured ja edukamad ja mitte edukamad, et üldiselt teatakse, mida teha. Aga see, millest ma oma järgmises raamatus ka kirjutan, et küsimus on selles, aga kes seda kasutab, seda teadmist, et selle teadmise kasutaja, kuidas temal selle teadmisega suhe on ja kuidas ta suudab kohaneda, kuidas ta suudab iseennast juhtida kõige selle sees, et teadmistest meil ei ole puudust, meil on nagu puudust võrgustikust. Ja see on ju see, kus me oleme, me ei ole enam infoühiskonnas ammu, me oleme võrgustikuühiskonnas, aga paljud juhtimise põhimõtted ja ideed on endiselt justkui nagu infoühiskonna järgi, et meil on nagu infot vaja. Ka juhid endal on nagu võim kui info ja võim on kuidagi hästi tugevalt kokku pandud, mis me vist selle hooaja, ma ei tea, esimestes episoodides rääkisime. Aga tegelikult on see probleem ei ole teadmiste puuduses, vaid selles juhi enda sisemises nagu võimes välja kanda. See tegevustesse siis nagu põhimõtteliselt viia on ju see teadmine, mis sul nagu nii-öelda on. Jah, ja tegemistesse ja suhtumistesse ja kas ma suudan kehastada seda teadmist ka või ma lihtsalt nagu kasutan kui nagu tööriista või sellist, strateegia ise ei muuda organisatsiooni, aga et kui juht ise nagu ei muutu selle taga. See uuring seda nii otseselt välja ei too, aga minu arust nagu seda on ka akadeemiliselt keeruline mõõta, ma saan aru, miks seda niimoodi välja ei too, aga minu jaoks kuidagi see on see, mis sealt tuleb ka välja, et reklaam nagu akadeemilistele koolitustele, aga teistpidi ka kriitika sellisele akadeemilisele vaatele juhtimise õppes. Ehk et mõlemad ühtepidi nagu toetab, teistpidi nagu lammutab. Aga ja ma ütlen, et paljud ju hakkavad sellest kinni, mida mina täna näen, on väga palju väga toredaid juhte, tõesti väga oskuslikke, kes tunnevad ise, et nende hariduse puudus on nende siis karjääri pidurdav. Ehk et nad justkui nagu nii-öelda ei saa ja ei löö läbi, sellepärast et neil ei ole just kraadi. Aga samas näed oskuslikult hoiakutelt väga nagu hea juhtimise nagu nii-öelda siis selline vaade ja võimekus on ja isegi ka tegutsemistasandil. Et võib-olla siin sellise vaate, kuidas ma ütlen, siis toetamine, et ainult see haridus on oluline ja seda nii tugevalt toonitada on võib-olla hoidnud ka paljud juhid tagasi, kes võiksid väga hästi seda asja osata ja teha. Jah, väga hea point ehk, et jah, mis ka selles uuringus kuidagi kõlas minu jaoks või vähemalt ma ise otsisin selle sealt kuidagi välja, et milline on see kogemus inimesena juhil, et see on kohati nagu olulisem kui ja see seostamise oskus, kui see oskuste pagas. Visioon, tuleviku vaatamine ja sellised teemad. Just. Ja võib-olla kui minna siit nüüd edasi selle järgmise tasandi juurde oli minu meelest see ka, et on aru saadud ja edukate ettevõtete, kuidas ma ütlen siis, võidutrump on mitte juhid nii väga kui juhtimissüsteemid. Ja üldse süsteemide nagu nii-öelda siis investeerimine nendesse sisemistesse süsteemidesse ja võimekusse, sisemisse võimekusse. Et päriselt siis realiseerida need ideed ja võimalused, mis ettevõttel on. Jah, ehk sellise nagu tervikpaketti nagu kokkupanemine, et jälle, kuna ma nii oma selle järgmise raamatu lainel ja ma see nädal seda lõpetan, et siis ütleme selline klassikaline juhtimiskäsitlus, mida ka selles uuringus võetakse aluseks, et planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, kontroll, juhtimise mudel. Et see on ennast nagu ära elanud või ära ammendanud ja nüüd me liigume rohkem sellesse, millest ka nagu kvantteooria nagu räägib ja millest on ka väga palju teadusartikleid olnud, küll mitte Eestis. Et kuidas kõik on nagu suhe. Et kõik vaatleja kujundab ise omakorda seda, et juht ise ei ole kuidagi eraldiseisev konstrukt või olend sellest organisatsioonist, vaid tema vaatlemine ise juba kujundab seda organisatsiooni ja vastamisi organisatsioon kujundab teda, ehk et selline suhestumine, üksteisega suhestumine, mitte siis selline masinlik lähenemine, et meil on nagu etapid ja kui me need etapid teeme õigesti, et siis asi läheb korda ja seda ka uuring viitab minu meelest väga hästi, ehk strateegilise juhtimise teadmistest enam ei piisa, vaid
vaid on vaja sellist nagu suhestumist ehk et mingi selline lause oli, et kui on siis võrreldud need edukaid ettevõtteid ja vähem edukaid, et edukus sünnib terviklikust juhtimisloogikast, strateegiline mõtlemine, organisatsiooni arendamine ja inimeste juhtimise kvaliteet peavad kokku nagu toimima. Aga väga tihti me õpimegi strateegilist juhtimist, strateegilisi juhtimistööriistu, business management'i või siis organisatsiooni arendamist, mis tihti on seal siis koos, ja siis inimeste töö on kuidagi personali naiste teema rohkem seal. ei tehke seal. Jah, aga tegelikult ei ole, et tegelikult ongi, et edukate puhul just tulebki välja see, et juhid suudavad kokku kombineerida need valdkonnad. Ja võib-olla siin on ka nagu toodud välja, et kuidas ettevõtted otsivad kasvu, et väga sageli siis sellisest turult või siis nagu nii-öelda tootest, et nüüd see uus vaade, mis on juurde siis tulnud ja pikalt, millest on ju nagu räägitud, ongi see juhtimiskvaliteet, juhtimissüsteem, kõik need nii-öelda siis muud elemendid ökosüsteemis, mis on siis seotud ettevõtte siseste asjadega. Aga jällegi meil on nagu minust huvitav trend nii ettevõtluses kui võib-olla inimestena, et me leiame mingi ühe asja, siis me hakkame hullult seda fokusseerime, unustame teise poole nagu ära, et võib-olla siin on ka nagu see, et kuidas siis hoida erinevaid vaateid nagu elus on ju, et muudatuste juhtumine oli mingi aeg niisugune trend, kõik hakkasid muudatusi juhtima. Tegelikult me saame aru, et muudatuste juhtimine pole olnud kunagi nagu strateegia ettevõtluses või eesmärk omaette, et see on nagu tegelikult ju tagajärg on ju ja see oli pigem nagu nii-öelda vaade, kuidas aidata inimesi muutustest nagu läbi on ju. Aga sellest sai ju tegelikult strateegia eesmärk omaette, et võib-olla nende samade asjadega, see inimkeskne juhtimine või klienditeenindus ja kliendikogemus, hakatakse seda ühte nagu nii-öelda suunda. Coach'i juhtimine. Ja hakatakse seda ühte suunda nagu nii-öelda siis nüüd see on trend on ju, et juhtimises on täpselt samamoodi, ettevõtlus on täpselt samamoodi trendid, sellest võib aru saada. Ja me ikkagi, kas me läheme trendidega kaasa või valime parimaid ideid sealt ja realiseerime on, ma arvan, võib-olla selline hea vaade on ju, et ei ole nagu ühte või teist äärmust, et see juhtimisanalüüs või uuring minu meelest püüdis ka nagu välja tuua, et probleem on siin, hakake nüüd seda suunda nagu minema. Võime ausalt öelda, siis need muud asjad jooksevad kokku, et see tasakaalukalt nende erinevate elementide siis integreerimine, ma arvan, on võib-olla võtmeküsimus minu jaoks täna nii ettevõtluses kui ka juhtimises ise on ju. Ja aru saada ka, millist elementi me juhtimises täna siis tegelikult soovime täiustada, ka juhina, et kui seal on vaja mingeid tulemusi ja eesmärke täita ja protsesse juhtida versus äri genereerida on ju juhtimises täiesti erinevad nagu nii-öelda siis vaated. See oleks sama hästi nagu öelda südamele, kui hakka aju tööd tegema. Südamel on oma töö, ajul on oma töö on ju ja ma arvan, et ka nagu juhtimise erinevad siis sellised rollid on ka ja sellised funktsioonid on erinevad. Et kõik pannakse ühte patta ja siis püütakse hakata fookust ühele otsa suunama. Ma arvan, et see on ka raputades nüüd tuhka pähe kogu sellele juhtide koolitusvaldkonnale, on see siis akadeemiline või mitteakadeemiline, et ma olen seda mitu korda siin podcastis ka tõstatanud, et kogu see eetiline küsimus sellest, et meiesugused, kes me juhtide või juhtkondade nõustamisega tegeleme või üks-ühele tööga tegeleme, et jah, meil on mingisugused coachidel on oma kutsestandardid ja terapeutidel ja mentoritel ja nii edasi, igaühel on mingisugused oma nagu standardid, aga see on pigem selle meetodi, selle strateegia, selle tehnikaga seotud mingisugune eetiline standard. Aga milline on see eetika sellest, et millist kultuuri me kujundame? Kas me kujundame seda sellist nagu, võtame ühe suuna, ma ei tea, et nüüd ma olen keskendunud muudatuste juhtimisele või coachivale juhtimisele, nüüd ma panen seda ja kütan seda, on ju. Loomulikult sa pead olema sellest nagu ekspert ja tugev, on ju, see ongi, sind on siis selleks hetkeks vaja, on ju, aga see ei ole ainukene. Ehk et me peame nagu holistilisemalt või terviklikult vaatama seda ka ise nagu koolitajatena, sest et meie kujundame seda järgmist põlvkonna juhte, kes omakorda kujundavad siis seda organisatsiooni ehk kogu ühiskonda, kogu maailma, milles me elame. Ja see vastutus on üli suur ja mitte jääda kinni oma meetodi naba imetlemisesse, et ainult see on nagu õige ja see töötab. Iga meetod töötab võib-olla mingi 70% ulatuses ja kogu lugu, aga ülejäänud ulatusest ei tööta. Ja
minu arust seda see uuring ka väga hästi välja toob, et me võime teada kõiki neid tööriistu, aga kui me ei oska neid kuidagi integreerida tervikuks kokku, õigel hetkel kasutada ühte või teist, mitte jääda kinni sellesse, et mida mina tean ja mismoodi peaks olema, siis see edu nii-öelda, küll selles uuringu kontekstis edu, mulle tundub, et rohkem mõõdeti läbi selle, et mis on siis see majanduslik edu, on ju, et jätkusuutlikkus ja selline finantsiline edu, et edu mõõdikuid, ma ei mäleta uuringus, et oleks nagu kuidagi väga selgelt nagu välja toodud, aga pigem oli seal selline tulemuslikkus siis see, millega seda nagu mõõdeti, et aga jah, see kokku põimimine ja strateegia olemasolu ei tähenda selle elluviimist, nagu uuringust ka öeldi, et oluline on, kuidas igapäevased juhtimispraktikad seda strateegiat toetavad. Ja mis küsimused tegelikult seal täna üleval on, et eks see vaatlus seal ettevõttes ja kuulamine ja arusaamine ongi see, mis tegelikult sul aitab pärast päeva lõpuks neid vajalikke metoodikaid ja teemasid siis üles tuua ja läbida, et kui see pudelikaelad siis päriselt on. Üks oli, mis oli selline huvitav koht mu jaoks, mis ma saan mõistusega aru, et miks see nii on, et edukamad ettevõtted vaatavad tulevikku, mitte ainult tänaseid piiranguid, ehk et seal oli siis võrreldud ka nagu Tallinn, Tartu ja siis muude piirkondade ja edukad ettevõtted ja mitte edukad ettevõtted. Ja joonistus välja, et edukamad ettevõtted vaatavad tulevikku ja ei tegele ainult siis sellise operatiivtasandi nagu lahendamisega, mida tehakse vähem edukates ettevõtetes ja väiksemates ettevõtetes ja ka suurlinnadest väljaspool olevates ettevõtetes. Vabandust, kui ma üldistan liiga palju, aga et midagi sellist ma nagu sealt välja lugesin. Ja justkui, et see edukas ettevõte on nagu tulevikku vaatav, mitte tänase operatiivsusega tegeleb. Kõik väga õige ja loogiline. Aga jälle, kui me edu vaatame finantsilises kontekstis, on see kõik väga loogiline. Aga minu arust see on üks meie tänaseid nagu muresid ühiskonnas, et me kogu aeg nagu ettevõttes eriti vaatame nagu tulevikku ja kuskil kauguses on mingisugune asi, mida me saavutame, ehk et see õnn on kogu aeg nagu tingimuslik, et kui me selle saavutame, siis me oleme hästi, et jah, lähtuda tuleks tuleviku vajadustest ja visioonist ja mida me tahame luua, aga see edu justkui nagu kuskil on tulevikus kogu aeg, et minu meelest see tekitab nagu omakorda mingit nagu stressi kogu ühiskonda, et me peame kuhugi tulevikus jõudma, võtmata tänast vastu. Ja vot siin on jälle huvitav, et mida selle tuleviku vaatamise all nagu nii-öelda täpselt siis silmas peetakse, et kas see on see, et praegu oleme rahulolematud ja meil on miskit nagu puudu või see on see, et see ettevõte ja need visioonid on jätkusuutlikud ja toetavad miskit nagu suuremat pilti, Kuidas mina ise olen seda nagu lahendanud, on see, et kui meil on mingi soovitud seisund, mida me soovime, siis ma alati tulengi sellest kohast, et see on saavutatud. Sellepärast, et seda soovi ei saaks ju olla, kui seda tulemust juba ei ole. Ehk et siis me tuleme tagasi sealt, et mis pidi selleks juhtuma, mis valikuid me tegime. Ja see annab ka nagu väga hea juurdepääsu siin ja praegu, sest mida ma tegelikult näen ettevõtluses, väga paljud strateegiad on sellised, kus näiteks, ma ei tea, protsessid on see, et tee täna neid tegevusi, nad loovad homse tulemuse. Aga vastupidi, võib-olla eesliin ootab rohkem seda, et see tulemus peaks kohe tulema. Et tegelikult need sammud, mida me täna teeme või strateegiad, mida me teeme iga päev tegevusi ja nad toovad nii-öelda siis tuleviku tulemusi, et nad ei ole nagu vähem olulised. Et loogiliselt sellest kohast, et kõik on hästi praegu ja me teame, miks me neid tegevusi teeme, kuhu need meid viivad või mida nad loovad. Ja ma ei mõtle tulevikku 20 aasta pärast, ma mõtlen võib-olla tulevikku 3-4 kuu pärast. Meie enda tööski. Üks iga vestlus, mis sul nagu partneriga on, see ei tähenda, et sul, ma ei tea, ta on homme sul diil on ja sa juba nagu seal oled nagu siis partneriks kambas. Mõni tuleb aasta pärast, et see tegevus oli tuleviku vaatega. Just, ehk et kui me vaatame nagu tulevikus, et mida me tahame nagu luua sellega, millist nagu väärtust me tahame luua ja meil on mingisugune visioon ja mingisugune nagu missioon siin maailmas, siis ma selle osas olen täiesti nõus ja seda ka see uuring nagu sellele ka viitab. Ja sellepärast must ongi nagu oluline mõtestada, et mida me selle tuleviku all mõtleme, et kui me mõtleme, ma ei tea, OKR-i nagu metoodika peale, siis see on väga suur osa sellest on see, et tulevik on alati kättesaamatu ja mis omakorda väga paljudel inimestele tekitab stressi.
Jaa. et me ei võtaks seda, et ettevõte peab mõtlema tuleviku peale, ainult sellele, et mis me jäämegi nagu tulevikku kinni, meil ei teki mitte kunagi nagu hetke ja protsessi ja progressi nagu nautimise oskust, sest et me oleme klammerdunud tulevikku, mida mitte kunagi ei hakka eksisteerima. Ja vot siin ongi jällegi see, et milline see siht ja mis see nagu nii-öelda, kuidas seda tulevikku täpselt tõlgendatakse, mis asi see nagu nii-öelda on päeva lõpuks, on ju. Ja teine, mis on minu arust nagu kurjast, on kõik võib-olla need sellised kummalised vaated, et ei tea, et ma ei tea, 10 aasta pärast võib-olla pole üldse töötajaid vaja ja kõik need, noh, ütleme, niisugused nagu nii-öelda siis lood, noh, need on võib-olla need kohad, mida vaataks nagu nii-öelda üle, et lähtuks sellest oma sihist, visioonist ja teeks neid samme siin ja praegu, mis kõik ju sinna viivadki. Aga kas sellest sihist ja visioonist lähtudes, ma ei mõtle nüüd puhtalt nüüd isiklikul tasemel, et nii kui ma liigun näiteks ka oma koolitus või mentorluse äriga nii-öelda sellesse, et ma tahan selle pealt luua midagi, on ju. Ja mingid nagu ehk et mul on mingi visioon, ma ei tea, tahan juhtimise mainet või juhtimise lähenemist muuta ja minu järgmine raamat peab tooma mingi tohutu nagu muutuse ja ma tahan seda müüa X kogust ja sellest, no okei, eesti keeles müües nagu mingi tulu ei saa, on ju, aga et noh, sellest saada, ma ei tea, kulud kas või tagasi, on ju. Et see ja nii kui ma hakkan sellest lähtuvalt oma nagu nii-öelda äri planeerima, nii hakkab kohe mu ärimaht vähenema. Ja nii kui ma hakkan planeerima või tegema selliselt, et ma teen seda, mida ma naudin kõige rohkem teha, nii nagu me seda podcast'i teeme, nii nagu ma raamatut kirjutan, nagu ma klientidega suhtlen, et ma lihtsalt naudin teha seda, mida ma teen. Ma ei mõtle selle peale, et kuidas see mulle loob, ma ei tea, LinkedIni strateegias rohkem jälgijaid või mida iganes paljud õpetavad, siis see äri läheb paremini. Nüüd sa natuke puudutad sügavamat teemat, on ju, et paljud võib-olla ettevõtted on sellised, no ma nimetan neid manufaktuursed, tööstuslikud masinad, on ju, oma strateegiatelt ja nii edasi, on ju. See, mida sina nagu nii-öelda puudutad, on natuke nagu sügavam ja teine teadlikkus üldse, on ju, ehk et sa oled ise seda ja kõik see, mis sa oled, tuleb ju sinuni vaata, on ju, ja sa viljeledki iga päev seda, kes sa oled, on ju, et kui nüüd ettevõte näeb, et ta ongi, ma ei tea, oma valdkonna tipp, ja ta tunneb, et teab seda iga nagu nii-öelda asjaga, siis iga tegevus, mida ta teeb naudingust ja see päeva lõpuks toobki selle tulemi sinna. Lihtsalt milles on küsimus, et enamik ettevõtteid on selles kohas, nad ei ole seda, nad tahavad selleks saada. Aga nad ei saa mitte kunagi selleks, kui nad ei ole täna. Just. Ehk et see teadmine, et kui mina tulen nagu omast, minul oli näiteks keeruline see, et ma ei näinud, et ma olen koolitaja, ma ei näinud, et ma olen coach. Ja kui ma sain aru, et ma tegelikult olen ettevõtetes partneriks, on ju, kes nagu nii-öelda teatud mõttes aitabki nendest pudelikaeldadest välja, on ju, see tundus minulik. Ma võtsin selle omaks ja ma hakkasin siit kohast nagu rääkima, tundma ja ma nägin, et mu tulemused tegelikult muutus. Ma nautisin ise ka seda asja. Ja sul tulevad siit ja sealt nagu nii-öelda siis koostööd ja hoopis teistmoodi see asi käib. Et lihtsalt võib-olla paljud ettevõtete probleem ongi see, et nad tahavad selleks saada ja nad ei võta vastu, et nad seda nagu nii-öelda on. Et nagu öeldaksegi, sai miljardäriks juba enne, kui reaalselt nagu nii-öelda tal reaalselt rahaliselt või varaliselt toimus. Ta seda silmadega nägi, aga ta oli juba peas seda, ta oli sisemiselt seda, ta tundis, et ta seda on, ja kõik need tegevused ja plaanid ja mõtted, mis tulid sellest kohast. Aga nad on erinevad teadlikkuse kohad lihtsalt, on ju. No aga täpselt, aga siis, kui me võtame seda juhtimisvaldkonna uuringut ja mõtleme ka need seal lõpus on kuskil 80 leheküljel on sellised nagu mingid soovitused erinevatele riigiasutustele ja ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus ja nii edasi ja ülikoolidele. Et kui me võtame need soovitused niimoodi üks-ühel üle, nii edukamad on need ettevõtted, kes keskenduvad visioonile, missioonile ja tulevikule. Ja me mõlemad, kes me töötame juhtkondadega, kellele meeldib just eelkõige juhtkondadega töötada, me näemegi, et täna väga paljud organisatsioonid on probleemi ees, sest et nad on keskendunud sellistele mitte akadeemiline oleks halb, on ju, mõeldes siis ise. Üldterminile, on ju. Mingi selle terminile nagu strateegilise juhtimise terminitele loovad visiooni, missiooni ja nii edasi, on ju, kõik see on nagu tehniliselt olemas.
sest nad on seda õppinud, nad teavad, kuidas teha SWOT-e ja ma ei tea, mis iganes kõiki tehnikaid. Nad teavad, kuidas seda teha, aga tegelikkuses midagi ei muutu, sest et see osa on puudu. Ja nüüd, kui me tuleme selle juhtimisvaldkonna uuringuga taaskord nagu välja, ütleme, et jällegi see on nagu oluline, siis me kütame nagu edasi seda sama asja, mida me oleme teinud, ehk et õpetame nii-öelda tehniliselt neid samu strateegilisi tööriistu, aga ja ma saan aru, akadeemiliselt on seda suhteliselt võimatu mõõta, seda sügavust, mida ma siin praegu nagu toon või mida me üldse oma eelmise 175 episoodiga oleme toonud. Aga mulle tundub, et see on see, mis ongi sellest pildist nagu puudu. Et me põneme selle, et okei, edukamad ettevõtted keskenduvad tulevikule, hästi, me hakkame tuleviku visioone looma ja tuleviku plaane looma ja üritame igapäeva operatiivsust ennast välja juhtida. Aga see on lihtsalt ühest tööriistast teise juhtimine. Ta toob mingisugune edu, aga mitte sellise edu, mida me nagu naudiksime, sest et see edu on kuskil tulevikus. Mitte see, et me teeme seda, mida me nagu päriselt hingega tahame teha või nagu, kui me Helen Berliga siin paar episoodi tagasi rääkisime sellest, et 2/3 inimestest on valedel kohtadel, sest nad ei tee seda, mida nad naudivad. Siis me jätkame selle sama uuringuga viidates nagu sama jada lihtsalt uuesti ja 2 aasta pärast uurime ja saame uuesti teada, et paremini tuleb välja siis, kui me strateegiat oskame ka päriselt sügaval tasemel ellu viia. Nojah, vaata täna me ei räägi võib-olla ettevõtlustes palju sellistest sõnadest nagu intention, kavatsus on ju, tähenduslikkus on ju, et me püüame nagu juhtida tulemusi läbi siis protsesside, süsteemide, eesmärkide, KPI-de ja kõik sellepärast lihtsalt, et me ei tegele väärtusjuhtimisega, sest inimesed tegelikult tulevad ju palju paremini kaasa tähenduslikkusega, väärtustega on ju, kõikide selliste kohtadega, aga valitakse ikkagi nagu seda vanat mudelit. Lihtsalt nii on kõik toimunud, nii on ju saavutatud tulemusi ja arusaadav ka, et võib-olla ei usaldata veel sellist uut vaadet ja mida meie siis tegelikult ju täna siin praktiseerimegi, aitamegi joondada neid kohti, mis päriselt nagu nii-öelda on selle teekonnal lahti on ju, et nad saaksid nagu rohkem selle sama nii-öelda siis teekonnaga nagu ühtida, et päriselt see jõud ja see tegevused ja kõik see siis kattuks on ju, millega siis tegelikult oma tulemus, millega saab tulemus tagajärjeks, et see ei ole eesmärk omaette. Et kas sul on nüüd 1 000 000 eurot eesmärk või see on tagajärg, on 2 täitsa erinevat teed on ju. See on erinevat teadlikkust, et eks siin ongi, aga me kohtame oma ettevõtteid, juhte, inimesi täpselt seal, kus nad täna on, et ega me ei saa ka seda kasvu või seda teadlikkust, kuidas ma ütlen siis, lihtsalt tõsta läbi selle kogemuste, mida nad läbi teevad ja julguse, mida nad sellest saavad, siis ju tegelikult kasvab ka seepoolne vaade. Jaa. No vaata, selles uuringus öeldakse ka, et juhi roll nagu muutub ülemusest suhtehoidjaks, et selline ülemuse tüüpi juhid, kes ei delegeeri ja esma- ja keskastme juhte ei kaasa, mis selles uuringus väga kriitiliselt mitu korda välja tuli minu meelest. Et see ei too enam edu, on ju, et suhete hoidja, et juht kui suhete hoidja on see, mis on siis see parem tee, on ju. Et hierarhial põhinev võim on taandumas ja uue... Käsin ja kontrollin ja nii-öelda... Käsin ja kontrollin, ehk et seesama see masinlik nii-öelda, et inimese kui tehnoloogia, inimese kui nagu industriaalajast pärit nagu selline inimese kui masina kasutamise nagu põhimõte, et see on nagu kadumas, seda uuring ütleb, aga teistpidi uuring lähtub juba esimestel leheküljel ütleb, et lähtub klassikalisest juhtimisfunktsioonidest, planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, kontroll. Ja eks selle uuringu mõte ongi ju kutsuda üles ka diskussioonile ja me siin lisame oma nurga sellele. Ja nendest intervjuudest seal uuringus olid ka päris mitmete juhtidest nagu tsitaadid nendest intervjuudest toodud ja seda oli huvitav, kuidas paistis sellist nagu üleolevat suhtumist uude põlvkonda, kes ei taha enam tegevjuhi ori olla, kes tahab luua ühendust ja olla suhtevõrgustikus, on ju, mitte olla ettevõtte eesmärkide või tegevjuhi ori, et siis, kuidas nagu seda mitte ülevoolavalt, vaid nagu
natuke, et noh, ma olen parem kui need uued, kes nüüd vajavad kogu aeg mingit puhkust ja mingit nagu haavuvad, kui ma ütlen midagi otse, on ju. Et sellist nagu üleolekut oli sealt paraku kosta. Jah, eks seda näha ole ja ka ise ju tegelikult enda teel oled tulnud sellest üleolemisest või et keegi on parem, keegi on halvem vaatekohast nagu nii-öelda välja ja austanud igat teekonda nii, nagu ta on. Aga ma usun, et mida enam juhte tegelikult täna sellise eneseteadlikkuse ja selle poolega nagu nii-öelda kuidagi endast nagu toimetavad ja vaatavad läbi enda erinevaid aspekte ja ei ole iseenda osas kuidagipidi riius. Nad suudavad ikkagi päeva lõpuks tuua seda vaadet rohkem ka ettevõtlusesse ja juhtimisse. Mul on kurb nagu see koht olnud vaadata, et neid juhte, kes tõesti enda arengusse ja nagu panustavad ja investeerivad enda kasvu, neid on vähe. Tegelikult on vähe, käiakse küll koolitustel, aga seal käiakse ka üleolevusega. Ja, ma olen seda juba kuulnud. Ma tean kõike, et kas selline päris soov, et ma saan aru, ma teen seda endale, et mu kõige olulisem asi on, ma teen kõiki asju ise endale ja ma nagu nii-öelda soovin siiralt ise. Kas see juhtimine on minu jaoks nagu karjäär, mida ma nagu arendan ja kasvandan või ma teen lihtsalt seda juhtimise tööd. Et meie juhid on üliägedad. Meil on nii palju potentsiaali, selles mõttes, et me teame kõik seda. Nendel on teadmised, oskused kõik olemas, aga see aspekt, et see kasv on juhina jätkusuutlik, et sa teed seda kogu aeg, igas olukorras. Sa ei tee vigu, sa tegelikult õpid kogu aeg. Aga kui sa püüad ise ka olla selline, et ma tean kõike ja andke mulle hea keskkond ja vastutust tegelikult ei taha võtta, vaata, selle sõna otseses mõttes, siis me jäämegi nagu sinna, et siin on vaja nagu mõlemat poolt. Neid inimesi, kes ka päriselt on huvitatud juhtimisest, mitte lihtsalt sellepärast, et see on nagu ahvatlev ja see on positsioon ja see annab võib-olla mulle 100 eurot rohkem palka, vaata. Jah, no see enamik juhid, nii nagu ka paljud 70% töötajatest on valedel kohtadel, on ka suure tõenäosusega ka juhtidest, on ju, ja see Platoni ütlus, et juhiks peaks saama need, kes ei taha juhiks saada ja juhtimisest peaks eemal hoidma need, kes tahavad juhtimisega tegeleda või juhiks saada, on ju. Just. Ja olla sellest parim, vaata, mis üldse võimalik on sinu jaoks, on ju. Jah, et sellest mis siit uuringust tuleb ka välja, on ju, natukene ka promo muidugi pikaajalistele programmidele, ülikoolide programmidele, aga just see, et lühiajaliste koolituste mõju ei nähta, on ju, mis on selge ja sellele ei saagi, ma arvan, et me mõlemad nagu pigem teeme programme, mis on nagu pikemad, aga see tuleb ka välja, et pikaajalised juhi arenguprogrammid on olulisemalt väärtuslikumad kui lühikesed koolitussutsud, on ju. Ja see viibki selleni, et lühikesed koolitussutsud on selline, et seal ma saangi öelda, et okei, siin on mingi praktilised juhtimistehnikad, mida õpiväljundite alusel mulle siin õpetatakse, on ju, mida väga tihti ka küsitakse, et anna mulle praktilisi juhtimistehnikaid. Neid inimesed teavad, info on olemas inimestel, meil ei ole vaja enam õpetada inimestele infot, on ju, loe raamatut või võta ChatGPT lahti, sul on info olemas. Aga see, mida meil on vaja õpetada, meil on vaja nagu suhet iseendaga, suhet üksteisega. Ja see võtab aega, sest et see läheb ka nii-öelda maailmavaate teemadesse juba sisse, läheb selle uskumuste lugudesse sisse. See kõik läheb mingisuguste inimeste sügavamatesse lugudesse, mis vajab aega. Ja ajulainetes ka, beetalained on kiired, analüütikaga seotud mõtlemisega, tavatasandil mõeldud ja need on kiired. Aga need sellised sügavamad mustrid, mis meie sees on, sügavamad käitumisloogikad, need kõik nõuavad aeglasemat rütmi. Ja selle aegluse jaoks on vaja võtta just järjepidevust on vaja võtta pikemat aega, et seda see uuring ka nagu kinnitab, et lühiajalised 1-2-päevased juhtimiskoolitused on väga tore, konsultatsiooni ja juhtimiskoolituse ärile nagu tore raha ringleb, on ju, aga sisulist väärtust nad ei anna. Sisulist väärtust annab aeglane muutus ja see peab olema loomulikult nagu toetatud. Kas seda nüüd alati suudab mikrokraad anda, ma ei ole selles väga kindel, sest et seal on väga paljuski ikkagi õpiväljundipõhine, sest et see on paraku piirang, mida akadeemiline maailm toob. Või mis on see mängureeglid, on ju. Ma arvan, et see on täiendus sellist enesearengust, akadeemilisest, aga siiski pikaajalisem programm, mis on kulukam ja mida väiksemad ettevõtted saavad endale vähem lubada. Ja
siis meil tekib mingi selline nagu kihistumine, et kus väiksemad ettevõtted ei saa endale pikaajalisi arenguprogramme lubada või saata oma juhte kuhugi, suuremad saavad ja siis suuremad selle võrra saavad ka nagu rohkem edukamateks ja meil tekibki selline nagu kihistumine, mis No, jaa, aga vaata, mis võib-olla tõid selle nagu koha välja, et 1-2 korraga ei ole võimalik. Mina nagu võib-olla vaidleksid natuke vastu, et iga kord, kui mina lähen isegi tunniks ajaks, ma annan endast maksimaalse mõju, mis võimalik on. Ja võib-olla sellepärast, et me ei ole, ma arvan, sinuga kumbki selline koolitaja ja võib-olla partner ühelegi ettevõttel on, kes ta ainult raha pärast teeb. Meil on päriselt see nagu geenides, veres, mõjutus, kõik nii edasi, on ju. Lihtsalt kahjuks, milleks seda räägitakse, on väga suur osa, ma arvan, koolitajatest teevad seda hoopis teistel eesmärkidel. Ja see on võib-olla see koht ja ma arvan ka võib-olla seda ülikoolides samamoodi, nad lihtsalt teevad tööd, aga kui me loome tähendust, siis see kavatsust, kus kohast me seda teeme, isegi kui ma teen tund aega, see on võib-olla mõjusam kui mõne aastane programm, on ju. Seepärast, et sa lihtsalt lähed sinna sisse, sa nagu kas oled nii ausameelne ja nii otsekohene mingis kohas, et see mõju tuleb lihtsalt, on ju. See ei ole võimalik, et seda ei tule. Ma ka mõtlesin, ma läksin kaua nende lugudega kaasa ja mõtlesin, et see ei saa olla reaalne. Ma teen endaga võib-olla mõnikord 1 tunniga sellise sisemise kõikumise ära, et kuidas see võimalik siis on. Ainuke asi, mis on täna, on tahe, aga see on ka meie võime tegelikult kaasata, tekitada see tahe. Kui me satume nendesse gruppidesse. Et võib-olla minu jaoks ainukene asi, mida mina nagu lugesin välja, et see meie võib-olla koolitus ja juhtimisarengu maastik on ka trendipõhine, kes siin õpetab mingit muudatuste juhtimist. See on ka nii palju trendi, et seda aru saada, kellega sa kaasa lähed. Kas need turundussõnumid, kõik, mis suurelt on päriselt siis need. Me oleme sinuga istunud siin juba mitu aastat ja teinud neid asju ootamata midagi selle eest. Aga ma arvan, me oleme nagu mõjutanud päris paljude inimeste võib-olla mingid nurki. Või inimesed on saanud sellest ja pööranud selle oma nagu infosse läbi iseenda kuidagi läbi käinud ja saanud sellest veel targama idee. Et võib-olla seda lihtsalt tuleb nagu ka vaadata, et keda te valite, kellega te koos töötate, et kas te tahate lihtsalt mingisugust plaastit. Tõenäoliselt me ei satugi nendesse ettevõtetesse, kes nagu parandage ära, minu see koht on, aga tegelikult nagu on kama 2, et me ikka jõuame sinna, kes päris soovivad. Ja ma just osalesin ühes hankes, kus valiti selline natuke lihtsam lähenemine ja siis ma ka mõtlesin, et okei, aga see, et ma niimoodi teen natuke sügavama vaate sinna oma pakkumisse sisse, et võib-olla sellest juba nagu piisabki, et järgmine kord võib-olla otsitakse juba midagi nagu natukene sügavama mõjuga asja, kui lihtsalt, et teeme ära selline 3-tunnise loengu teemal, ma ei hakka teemat nimetama, aga mingil konkreetsel nagu teemal ja siis eks see ka küpsus niimoodi nagu kasvab ja seda ka see uuring toob välja, et juhtimine muutub nagu aina rohkem selline nagu professionaalsemaks või nagu professionaliseerub või mingi selline sõna oli. Et juhtimine professionaliseerub, aga et see nõuab juhilt rohkem sisemist tööd. Et kunagi minu meelest, kui meie kokku saime ühes seltskonnas, siis üldse täitsa alguses on ju oma teemasid hakkasime omavahel arutama, et siis mul oli idee, et juhtimine võiks olla selline nagu kutsestandardiga lugu, on ju. Et sa ei saa juhiks, kui sul ei ole sellist nagu professionaalset mingisugust nagu paketti, et nii nagu sa ei saa terapeudiks enne, kui sa ei ole nagu läbinud nii just läbi need oskuste arengut, aga sa ei ole nagu iseenda arengus mingisugust nagu teekonda läbinud, on ju. Aga täna meil juhiks saavad ikkagi lihtsalt saad, sest et sa oled 6 aega rohkem töötanud sellel ametikohal kui teised on ju ja sa tahad või mis iganes, et see juhiks saamine ei ole väga professionaalne. Suurtes organisatsioonides loomulikult on järelkasvuprogrammid ja inimesi hinnatakse ja vaadatakse ja jälgitakse on ju ja see nagu kuidagi mõtestanum, aga palju neid suuri organisatsioone meil ikka Eestis on, et väikestes on ta pigem ikkagi niisugune omanik loob mingisuguse asja ja siis selle tema enda närvisüsteemi ja tema enda nagu isiklikusse lugudesse, siis see kõik nagu upubki see organisatsioon ja selline ellujäämisrežiim, tuleme tegelema sellega, mis hetkel nagu laual on ja ei ole sellist nagu professionaalset juhtimist, aga juhtimine on professionaalne, sest see on inimelude mõjutamine. Ja sellega ei tohiks tegeleda ainult strateegilise juhtimise tööriistu kasutades või muudatuse juhtimise porteri või Atkari nagu mudelit teades, et see on ainult üks väga väike osa sellest tööst.
ja sellel on mingisugune suurem vastutus, et kui me õpetame inimesi juhtimise kontekstis, et organisatsiooni töö on nagu sõda, siis selle me saame. Siis me saame sõja organisatsioonis, organisatsioonide vahel, organisatsiooni sees ja ühiskonnas. Et nii kui me kanname seda mentaliteeti üle organisatsioonidesse, siis minu meelest see on väga-väga ohtlik. Jah, see võib sellele või ajale omapärane praegu, et maailmas on niisugused huvitavad ajad käimas ja kuhugi nad viivad edasi. Aga vaatamata sellele, nagu sa ütlesidki, me elame siin ja praegu ja tegeleme nende küsimustega, mis on täna siin ja praegu ja mis kõik me teame viivad veelgi nagu siis võtab juhtimise järgmisesse etappi, et need asjad peab nagu läbi käima. Võib-olla mida mina märkasin ja ka sellest uuringust natuke välja tuli, on need samad ilusad sõnad ja muidugi seda sõna tasuks ka nagu vaadata ja praktiseerida ongi see sama kokkulepete tegemine. Et seda ka nähakse väga erinevalt ja mul oli täna nagu siuke põnev kogemus, kus siis täitsa siuke keskkooliõpilane praktikapäeval ja ma märkasin, kuidas tema tuli selle lausega välja, et kuulge, kas siin oleks hea teha kokkulepe. Ja kui ilusti ta sõnastas ja mida ta sellega nagu mõtles, oli vägagi selge, sest mida mina näen on võib-olla sellises organisatsioonis, kus kogu aeg käib tegutsemine, on see, et kokkulepped on ootused. Need ei ole kokkulepped. Ei ole juhi ootus midagi. Just, mis on päriselt kokkulepe, kuidas kokkuleppeid sõlmida, mis on nagu nii-öelda vastutused, kuidas vastutuste üleminekutega toimuda, mis on nagu tagajärjed, kuidas teha siis päriselt kokkuleppeid tagajärgedeni välja, mis siis juhtub, kui need ei toimu. See ei ole karistamise mõte, siin on nagu nii-öelda mingisugused ajad, mingisugused tagajärjed, mille me kõik kokku lepime, et ei oleks sellist halli ala, sest tegelikult meie juhid juhivad hallil alal, mitte sellepärast, et nad nagu nii-öelda ei tahaks, vaid sellepärast, et need asjad on õppimata. Ja mis veel õppimata on ikkagi radikaalne ausus, ausameelsus. Et see koridorides rääkimine näiteks võib-olla on ikkagi ettevõtetes tava. Sellepärast, et ei räägita inimesega, vaid räägitakse inimestest. Ma arvan, et meil on nagu selliseid häid standardeid, mida tõsta päris palju, millest mitte ükski juhtimisuuring kahjuks ei räägi. Aga need, kes on edukad ettevõtted, kus asjad toimuvad, need on nendest aru saanud. Need neid viljelevad, need nendes kvaliteetides kasvavad, nad tõstavad neid ja vaatavad, et need väärtused, mis on ettevõttes olemas, oleksid nende tegevustes nagu nii-öelda olemas, nad kasvatavad ka väärtuseid, ka väärtuste ruumi. Me ei saa alati inimesi samade väärtustega, aga kui me neid viljeleme, siis inimesed kasvavad seal ruumis ja võtavad neid väärtuseid omaks. Kuigi sellises psühhosotsiaalsetest ohuteguritest see uuring nüüd ka käsitles seda ja käsitles psühholoogilist turvalisust ja diskrimineerimist, aga see väga tihti on sellise nagu teise nurga alt diskrimineerimise ja ahistamise selles kontekstis, et selle nagu mingi paha asja välistamise kaudu, mitte loomise kaudu ehk psühhosotsiaalsete ohutegurite ja kogu selline käsitlus kahjuks on läinud sellise vältimise teed selles kontekstis, et me väldime halbu asju, mitte et me loome uut, ma ei tea, väärtust selles kontekstis, et inimene saab paremini kontakti oma, ma ei tea, sügavama tõe ja eesmärgiga elus ja ta tunneb ennast sellest lähtuvalt juba turvalisemalt ja kindlamalt, et me pigem oleme selles, et mis peaks olema keelatud, mitte see, et mida me tahame luua nende regulatsioonidega, et me oleme paraku sellises kultuuriruumis et kus regulatsioonid ütlevad, mida ei tohi teha ja siis me ka niimoodi ka organisatsioonidesse kanname üle selle, et me üritame vältida halbu asju, mitte luua ilusaid asju, ja siis tekib ka küsimus, ütleme nii, et on juht, kes on ausameelne, kes ütleb ausalt nii, nagu asjad on, nii nagu ta vaatleb, see ei ole hinnang, see on vaatus, esitab nõudmise, siis öeldakse, et see on diskrimineeriv ja psühhopaatiline juht. Et see on nagu siuke, kuidas ma ütlen, et tuleks nagu hästi nagu selgeks saada, mis vägivald päriselt on, kus see nagu nii-öelda jookseb. Ma arvan, et ei ole juhid ega ka nagu nii-öelda siis ettevõtjad ise väga sageli suhteliselt seda mõistma. Et siin on ka vahel võib-olla hea kaasata kedagi, kes aitaks nagu nii-öelda aru saada, et kas päriselt siin on nagu see, et tahetakse nagu allapoole latti lasta, ettevõttel on tegelikult visioonid või siis on mingi muu asjaga seal nagu tegemist. Et eks siin ongi ettevõtetel, juhtidel on suured ambitsioonid, suured soovid
inimesed väga sageli ei taha nagu tegelikult nendega kaasa minna, aga jällegi võib-olla siin jookseb see ambitsioonijutt vahele, on ju. Et kui äriettevõtja räägib seda ambitsiooni sellest kohast, et mis tal kasud tulevad, aga tähendust ei ole, siis sul on keeruline inimesi kaasata sellega, on ju. Et siin tuleb rääkida erinevaid keeli, osata rääkida erinevaid keeli ja luuagi erinevaid siis nii-öelda siis tasandeid, on ju. Et need, kes tahavad ikkagi missiooni teha ja tahavad näha, kuidas see maailmale hea on, üldiselt inimesed tahavad sellega kaasa minna, on ju. Mitte nii väga nende ärinumbritega. Ja seda see uuring ka väga selgelt minu meelest toob välja, et inimesed ei taha enam ärinumbritega kaasa minna, vaid selle väärtusloomega, on ju. Ja mulle väga meeldib siin uuringu suht lõpuosas on selline ilus ettepanek toodud siis kõrgkoolidele, et tugevdada tasemeõppe juhtimishariduses väärtuspõhist ja interdistsiplinaarset lähenemist, integreerida eetika, ühiskondlik vastutus, inimesekeskne juhtimine ja komplekssete probleemide lahendamine ja nii edasi, nii edasi. Ja magistriõppes tuleks rõhutada juhi rolli organisatsiooni ja ühiskonna kujundajana. See on väga-väga oluline, et ma loodan, et see päriselt nüüd läheb ka igasugustesse nagu mitte ainult magistriõppesse, vaid ka see läheb nagu ka igasugustesse juhtimiskoolitajasse, ka mitteakadeemilisse juhtimiskoolitusse, et see millist ühiskonda me juhtide kaudu arendame ja loome. Et eks see dilemma on kogu aeg selle vahel, et kas me midagi üritame vältida või me midagi üritame luua ja ma arvan, et see on juhtimises üks kõige suuremaid nagu väljakutseid, ja mida ka sellest uuringust siin 100 leheküljest välja tuleb, et kas me üritame mingit paha asja vältida või me üritame midagi luua ja need, kes üritavad midagi luua, mingit tulevikuvisiooni luua, et üldiselt nende töötajate rahulolu, nad kuidagi peavad seda olulisemaks ja nad ka tegelevad sellega, juhid ise nagu tegelevad selle arendamised. See on selline nagu ilus kokkuvõte sellest uuringust, jah, et tuua rohkem sellisesse teadlikkusse ja teadliku juhtimise, kus sa ikkagi valid ja sa mõtled, mis see tagajärg nagu nii-öelda sellel on, ja et võib-olla seda on rohkem, et seda reaktiivset juhtimist on nii palju aastaid juba olnud, on ju, et me saame ju tegelikult planeerida, me saame ju tegelikult ette näha ja täna astuda neid samme, täpselt nagu sa ütlesidki, et see ühiskond ja kultuur kõik ikkagi avarduks ja muutuks rohkem inimkonna taoliseks, et ei oleks selline võib-olla loomatasandil on ju instinktiivne. Et ma alati nagu ütlen, et see on nagu huvitav vaade, et selline esimese tasandi iha on, saaks süüa, saaks juua, saaks, ma ei tea, mingisuguseid füüsilisi vajadusi rahuldada. See järgmine tasand tuleb selline võim ja niisugune nagu olulisus ja kõik see ja see kolmas on ikkagi selline ühenduses olemine loojaga, on ju, et siin on ka, et vaadata, et millist tasandit me täna siis püüame, on ju, kõik see algsed asjad, et ma käin tööle, et saada raha, et saaks süüa, see on tegelikult üsna algeline, on ju. Mida ta vale või õige on ju, aga ta lihtsalt on üsna algeline, on ju. Jah, seda ka kahjuks uuring ütleb, et enamik organisatsioonidest siiski toimetavad selle ellujäämist tasandi peal ja organisatsioonid ise ütlevad, mul ei olegi võimalik teistmoodi tegeleda, siis ma pean ellu jääma, on ju, aga see on jälle see valik, et kui ma otsustan sellesse tasemest jääda, siis ma olengi selles tasemes, et jälle seesama uuring tuleb väga ilusti välja jälle ülikoolide programmidele küll viidates, aga et ülikoolide programmid on väga erialaspetsiifilised, aga vajadus on laiema maailmapildi järele. Seesama see holistiline maailmapilt, millest me siin räägime, on ju, mina oma tiitlis ka seda kasutan, on ju, et see koostööpotentsiaal ja juhtimiskompetentsi kui selline nagu erinevate valdkondade nagu integratsioon ja juhi enda küpsus, selline armastus nagu tarkuse järele, see filosofeerimine ja kõik see teemad, millega me siin oleme tegelenud need 5 hooaega. Ja võib-olla mõistagi seda, et minust ükski oskus ei ole staatiline. Et ma õppisin nagu müügi selgeks, et see nii ongi, tal on tegelikult nii palju mõõtmeid ja sügavust ja kuni energiate tasandini välja, on ju, et selles mõttes, et ikkagi olla huvitatud, et ju ettevõte ka kasvab, kui need oskused ja võimed ikkagi ka samamoodi avarduvad ja lähevad sügavamaks, on ju. Mitte enam ei ole pinnapealsed. Üks osa ongi laiendab niimoodi, võtab hästi palju töötajad, kes kõik teevad pinnapealset müüki. Osa ettevõtted on sellised, kes tegelikult lähevad sügavusse, on ju, ja nagu energeetiliselt tegelikult väiksema tööjõuga, aga nagu nii-öelda energeetiliselt tõmbavad külge endale rohkemat siis äri, nimetame nii, on ju, ja võib-olla mahtu, on ju, et siin on ka nagu vaatekohti, on ju.
Et mõni üksinda teeb miljonit, teine teeb 100 inimesega ja noh, see on jälle, kuidas keegi nagu soovib ja näeb. Nii et teagi nüüd siis kokkuvõttes mulle, kui ma nüüd tahan välja lugeda, siis see uuring toetab seda, mida me teeme ja samal ajal toob nagu realistliku pildi sellest, et suur osa ettevõtetest ei luba endale ühel või teisel põhjusel juhid nagu teadlikult professionaalse arengut ka inimesena, arengut mitte ainult tehniliste oskuste kontekstis. Ja eks see on ka meie sellise seisma jäänud Euroopa ja maailma majanduse, ma arvan, probleem, et me neid, kes päriselt loovad midagi uut, et neid on ikkagi üksikud. Või me ei tea neid. Võib-olla nad on nii vaiksed, et me ei näe neid. Jah, just. No loodame, et see on nii, et need tegelikult on. Selles uuringus nüüd liiga palju optimismi ma selles osas ei näinud, et mis see hulk oli, kas sa vaatasid, kui palju osales? Ma ei mäleta enam, ma ei leia, ma arvan niimoodi kiiresti üles seda ka siin. No ta on ikkagi valimi. Mul on selles mõttes hea meel nende soovituste ja järelduste osas. Loomulikult siin on ka palju sellist soovitusi valitsusele, et maksupoliitika ja nii edasi peaks olema jätkusuutlikum ja nii edasi ja vähem kõikum ja nii edasi, kõik sellised praktilised mured. Aga siin on ikkagi väga palju ka seda, et kuidas juht kui selline nagu eraldi amet, eraldi professioon, mis eeldab ka enda isiklikut arengut, et seda see uuring rõhutab ja minu meelest varasemad uuringud ei ole seda nii selgelt välja toonud kui selle aasta oma. Nii et ma olen nüüd varasemaid ka sirvinud ja see, millesse meie siin usume, et see kuidagi hakkab tasapisi tulema ka nendesse akadeemilistesse uuringutesse sisse, mille üle mul on väga hea meel, sest et need, kes ei usu neid meiesuguseid esoteerilisi udusid, on ju, et siis usuvad akadeemilisi, et ehk siis jõuab see teadust on alati huvitanud, mitte teadust, nii et siis. Samas teisiti öeldakse ju, reaalsus ongi nagu selline, et see, mida sa usud, sa hakkad lõpuks nagu nägema, et ju siis see toetabki sellest mõni tugevalt usu. Just, eks me loeme sellest uuringust ka välja selle, mida me tahame lugeda, et nii nagu jah, ma ei hakka too paralleeli tooma. Aga siin on ilus lause, tulemused näitavad selget nihet töötajate heaolu ja väärtustamise suunas. Nii et see on ju väga ilus, et aastate jooksul on töötajate väärtustamine kasvanud juhtide jaoks, et esialgu siin kuskil uuringus minu arust öeldi ka ilusti, et esialgu kui võib-olla nii-öelda deklaratiivselt, sest et kõik sellest räägivad, aga hakkame sellest siis kas või deklaratiivselt pihta ja ühel hetkel siis ka jõuab reaalsusesse, nii et natukene see uuring ikkagi annab optimismi. Alguse osa, kui ma alguse lugesin, ma mõtlesin, et see küll liigub täpselt samamoodi nagu kogu aeg on olnud, aga mida rohkem lõpupoole, seda rohkem andis optimismi, et me liigume paremas suunas. Võib-olla ma siia lõpetuseks tooks selle, et mitu keharakku on inimesel kehas? Miljoneid või miljardeid. Täpselt. Ehk et mina iga päev ikkagi tänan igat oma keharakku selle eest, et ma olen, kes ma olen ja terve ja nii edasi. Et eks organisatsioon on ka ja iga inimene on teatud mõttes nagu selle süsteemi osa, et kui sa mingile osa ei väärtusta, sa ei saa ka eeldada, et sealt midagi nagu nii-öelda siis head sünniks. Ma arvan, et see meie võime ja oskus väärtustada seda, mis meil on baas. Ja väärtustame seda, mis meie sees on, sama tõsiselt kui Exceleid. Root, et süda teeb maksatööd ja maks teeb ajutööd, et need on ka nagu hea võib-olla teinekord nagu mõelda, et mõnikord me ootame, et inimene oleks ajud, kuigi tema funktsioon on olla nagu süda, ta on sellest tugev. Et austada seda, mis on tugevusena ka. Jah. No aga ma loodan, et ma siin mõningaid juhtame siin inspireerisime ka võib-olla seda uuringut siis uurima ja lahti võtma enda jaoks, et siin on väga palju vajalikku kraami, väga palju andmestikku, mida edukad ettevõtted siis teistmoodi teevad ja mida nad väärtustavad rohkem ja kui me tahame edukaks saada, et siis tasub ju jälgida seda, mida edukad teevad ja tore, et sellist uuringut üldsegi tehakse ja tellitakse ja korraldatakse,
ja uuringute mõte ongi tekitada diskussiooni, et kuhu me tahame siis seda ühiskonda juhtide toel liigutada. Ja tore, et sa oled meiega need 5 hooaega olnud, kallis kuulaja. Et hilissuvel me siis tuleme, mitte ehk, vaid kindlasti tuleme siis juba 6. hooaega. Jaa, kindlasti. Mina ka oma tänud ütlen ja peaks hakkama ikkagi lõpuks ka seda, Ivar, sinuga nagu ütlema. Ma ütlen enda eest ja ma loodan, et sa tuled kaasa sellega. Et võib ka võtta meiega juba ühendust, kui need asjad ikkagi resoneeruvad ja arutleda. Et selles mõttes meil on ju nii erinevaid teadmisi, oskusi, et kuskil kohas võib-olla võib täitsa põnevat koostööd teha. Jah. Nii et, ja kui sa tahad meile külla tulla näiteks, siis sa võid ka meile märku anda, et siis sügisel vaatame, keda me siin külalistega võiks jätkata sügisel. Et meil on see hooaeg päris ägedaid, mitte päris ägedaid, et väga ägedad külalised kõik olnud ja meil on olnud külalistega põhjust minna stuudiosse ja teha ilusamaid episoode ja need, kes meid YouTube'is vaatasid, siis loodetavasti lambid teie pea taga või pea kohal läksid põlemad. Meil on mõlemal lambid, ühel 1 ja teisel mitu lampi taga, nii et kohtumiseni 6. hooajal. Kohtumiseni, aitäh sulle, Ivar, selle mõnusa 5. hooajast. Aitäh. Ciao.